Tere! Täna tuleb juttu sellest, miks meie parlamendi hoone ees on üks suur kreemitort. Okei, mitte päris kreemitort. Ja me räägime venestusajast. Nagu me peaksime kõik teadma, siis 18. ja 19. sajandil oli Eesti Vene tsaaririigi või Vene impeeriumi osa. Aga samas oli ta natuke nagu eraldi ka. Mäletate, seda nimetati Balti erikorraks. Siin oli oma usk, omad seadused, oma majanduspiirkond, oma valitsus ja nii edasi. See, et mingil piirkonnal oli selline eristaatus, ei olnud tegelikult Vene impeeriumis üldse ebatavaline. Vene impeerium oli meeletult suur riik, no ikka jõhkralt suur. Ja seal elas väga palju erinevaid rahvaid ning paljudel rahvastel olid mingid eritingimused või mingid omad süsteemid. Et see riik oli nagu lapitekk. No näiteks Soome oli veel rohkem iseseisev kui Baltimaad, seda nimetati tollal Soome suurhertsogi riigiks, aga selle valitseja oli ikkagi Vene tsaar. Ehk siis erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest ei olnud Venemaa 19. sajandil rahvusriik, vaid paljurahvuseline impeerium. Ja paljud nendest rahvastest, eriti näiteks poolakad, kelle Venemaa oli alla neelanud, tahtsid pidevalt iseseisvust ja sellega oli igavene jama. Sellist riiki oli nagu megatüütu valitseda. Ja samas Venemaa oli majanduslikult ja kultuuriliselt Euroopast üsna maha jäänud. Mäletame, et Venemaal oli olnud selline valitseja nagu Peeter I, kes tegi Venemaal jõulisi reforme ja raius nii-öelda akne Euroopasse. Ja siis oli ka Katariina II, kes üritas Venemaal valgustusideid ellu viia. Aga see ei õnnestunud tal ja Venemaa areng jäi ikkagi soiku. Näiteks päris orjust ei suudetud Venemaal pikka aega kaotada, sest aadlikud olid sellele väga tugevalt vastu. Päris orjust kaotati alles aastal 1861, isegi Baltikumist pool sajandit hiljem. See aga põhjustas selle, et Venemaa majandus tervikuna arenes väga aeglaselt. Umbes nii aeglaselt. No ja siis veel põllumajandus oli väga ebaefektiivne ja linnad ja tööstus ei kasvanud, sest tööstusrevolutsioon jõudis Venemaale alles 19. sajandi teises pooles ja lõpus, palju hiljem kui Lääne-Euroopasse. Ja siis 1853. aastal puhkes Krimmi sõda, kus Venemaa sõdis Suurbritannia, Prantsusmaa ja Türgiga. Ja Suurbritannia ja Prantsusmaa olid selleks hetkeks juba arenenud tööstusriigid ning nad olid nii majanduslikult kui sõjaliselt Venemaast üle, kuigi Venemaa oli väga suur riik. Ja siis Venemaa sai Krimmi sõjas haledalt peksa ja nii teised riigid kui ka Vene eliit ise said aru, et Venemaa on nagu tegelikult väga nõrk riik. Päris hale. Ja siis hakati Venemaal mõtlema, et kõik on nii halvasti, et peaks midagi tegema. Aga mida siis täpsemalt teha? Laias laastus oli Venemaal tol ajal kaks konkureerivat mõtteviisi. Üks oli selline Peeter I moodi mõtteviis, et Venemaast peab saama euroopalik maa. Need olid Vene liberaalid. Nemad tahtsid, et oleks põhiseadus, kodanikuvabadused, arenenud tööstus, kõik see värk. Aga teine suund olid slavofiilid, ehk tõlkes slaavlaste sõbrad. Ja ei, nad ei näinud sellised välja. Hoopis näiteks sellised. Või sellised. Igatahes, nemad leidsid täpselt vastupidi, et Venemaast ei tohi saada euroopalik maa. Nad leidsid, et Venemaa liigub vales suunas, et läänes on tegelikult kõik halvasti, et tuleb ümber pöörata ja minna tagasi oma ajaloo ja traditsioonide poole. Nende meelest olid Lääne-Euroopa mõjud, igasugune liberalism ja individualism ja tööstusrevolutsioon ja muud sellised asjad, need olid pahad ning Vene värk oli see õige ja hea. Et see, mis toimub kuskil Vene maapiirkondades, seda ei ole lääne mõjud veel ära rikkunud. Ja slavofiilid tahtsid muidugi ka seda, et igaks juhuks tuleb kõik slaavi vennasrahvad, ma ei tea, poolakatest bulgaarlasteni, ühendada ühtseks suureks slaavi riigiks. Ühesõnaga, Venemaal oli 19. sajandil kaks konkureerivat mõtteviisi. Üks pooldas suuremat avatust ja euroopalikumaks muutumist, teine endasse tõmbumist ja Venemaa eripära. Miks ma sellest räägin, on see, et Venemaal on tegelikult siiamaani need kaks konkureerivat mõtteviisi. Nad nagu ei suuda ära otsustada, et kas olla Euroopas või omaette, Euroopas või omaette, Euroopas või omaette. Igatahes 19. sajandi lõpus slavofiilsed ja konservatiivsed meeleolud tugevnesid ja sellega seoses hakati impeeriumi äärealasid venestama. Põhimõtteliselt oli eesmärgiks teha Vene impeeriumist Vene rahvusriik, et see ei oleks selline kirev lapitekk, vaid riik, kus on üks keel ja kultuur, ehk vene keel ja vene kultuur. Balti provintsid oli üks selline piirkond, kus venestamine toimus ja siin toimus see peamiselt 1880. ja 1890. aastatel. See aeg järgnes siis Eesti ajaloos rahvuslikule ärkamisajale. Aga mida see venestamisaeg täpsemalt tähendas? Võib öelda nii, et sellel oli kaks aspekti.
kultuuriline ja poliitiline. Esmalt siis kultuuriline. Kui seni oli Eestis asjaajamiskeel olnud saksa keel, siis nüüd sai selleks vene keel. Ka koolides viidi õpe vene keelele juba algkoolist alates. Emakeeles oli lubatud läbi viia ainult emakeele ja usuõpetuse tunde. Isegi vahetundides tohtisid õpilased rääkida ainult vene keeles. Vahetundides pidi ka rääkima vene keelt, päris karm värk. Samamoodi tehti Tartu Ülikool venekeelseks ning toodi Venemaalt palju õppejõude ja tudengeid ning sellega soositi seda, et ühiskonnas leviksid rohkem Venemaalt pärit ideed kui Lääne-Euroopa mõttemallid. Lisaks muudeti tsensuuri rangemaks, lihtsalt igaks juhuks, et mingid inimesed ei hakkaks levitama igasugu selliseid ideid, mis Vene keisririiki ei sobinud, näiteks liberalism ja sotsialism ja nii edasi. Riigivõim hakkas ka propageerima õigeusku ning soodustas igati seda, et eestlased astuksid Luteri usust õigeusku. Üle maa rajati riigi toetusel palju õigeusu kirikuid ja näiteks Tallinnas siis Aleksander Nevski katedraal. See rajati põhimõtteliselt nii, et Eestimaa kindralkuberner Vürst Šahovskoi tuli kohale, vaatas, et Tallinna siluetis on ainult saksapärased keskaegsed kirikud. See on päris nõme. Siit pole üldse aru saada, et see maa kuulub Vene keisririiki. Ja siis ta oli umbes, et paneme keset Toompead ühe ilusa sibula kuplitega kiriku. Siis on kohe täitsa Nitševoo mere pealt vaadata. Ja siis kõik õigeusklikud olid umbes, et jaa. Ja siis nad kogusid raha ja niimoodi saigi Toompeale Aleksander Nevski katedraal. Kreemitort. Njam. Kultuuriline venestamine oli üsnagi ohtlik Eesti rahvuslikule liikumisele, sest eestlased olid just alles ärganud. See kõik oli üpris lühikest aega kestnud. Ja siis järsku tuli venestamine, mille mõte oli selles, et ruttu teeme eestlastest enne venelased, kui nad jõuavad rahvuseks saada. Ehk siis üritati hävitada Eesti rahvuslus enne, kui see oleks jõudnud levida. Venestuse ajal oli küllalt palju ka neid eestlasi, kelle meelest see olekski olnud mõistlik ja normaalne. Et mis me siin eestlased ikka punnitame, me oleme nii väiksed ja nõrgad, et parem oleme osa suuremast rahvusest, ehk siis vene rahvusest. Õnneks kestis venestusaeg suhteliselt lühikest aega, nii et see ei jõudnud väga suurt kahju tekitada. Kõige hullem aeg oli keiser Aleksander III võimu ajal, kes valitses 1881 kuni 1894. Ja kuigi Eesti rahvusest ei saanud nii palju enam rääkida, siis eestlased ei andnud alla. Nad jätkasid laulupidude pidamist, kogusid rahvaluulet, asutasid üha uusi ajalehti, jätkasid igasugu kodanikuühenduste loomist, asutasid põllumeeste seltse, laulu- ja mänguseltse, karskusseltse, tuletõrjeseltse, kindlustusseltse ja nii edasi. Aga poliitilises mõttes tähendas venestamine eelkõige Balti erikorra kaotamist ja seda hakati kaotama erinevate reformidega. Näiteks kohtusüsteemis kehtestati vähemalt formaalset kodanike võrdsus seaduse ees. Ehk siis nüüd mõisteti nii aadlike kui ka eestlastest talupoegade üle kohut samamoodi, sama süsteemi järgi. Et nad olid samamoodi kodanikud, mitte üks ei olnud ühes seisus, teine teisest. Samamoodi hakkas kehtima ka riiklik politseikorraldus. Ja linnade valitsemises kehtestati ka uus kord. Seni see oli olnud siuke keskaegne, et saksa kaupmehed valivad raehärrad ja ülejäänud lakkugu panni. Uue korra järgi oli kõigil meessoost linnakodanikel, kel oli kinnisvara, võimalik valimistel osaleda. Ja see võimaldas ka tublimatel eestlastel juba linnade tasandil poliitikas osaleda. Kubermangu või veel enam riigi tasandil see muidugi võimalik ei olnud, sest absoluutne monarhia, eks ole. Aga igatahes uued linnaseadused lõid selle võimaluse, et mingi hetk hakkasid eestlased ja venelased linnavolikogude valimistel tegema koostööd. Ja niimoodi nad said üheskoos sakslastest jagu. Ja juba aastal 1906 sai Voldemar Lender esimeseks eestlasest Tallinna linnapeaks. Huvitav, kas meil oleks tänapäeval vaja ka tuua mingid sakslased siia, et eestlased ja venelased hakkaksid omavahel koostööd tegema? Igatahes, nagu me näeme, siis venestamise poliitiline aspekt võis olla isegi eestlastele kasulik, sest see andis meile võimalusi poliitikas osaleda. Kultuuriliselt oli venestamine natuke kahjulik, aga väga suuri kahjusid see õnneks siiski ei põhjustanud. Küll aga oli venestamine üsna kahjulik Balti sakslastele, sest see nõrgendas selgelt nende poliitilist võimu ning samuti nõrgendas ka nende kultuuri. Aga kokkuvõtteks siis. Esiteks, 19. sajandil oli Vene impeerium paljurahvuseline impeerium, mis oli oma arengus selgelt Lääne-Euroopa riikidest maas. Teiseks, Venemaal oli kaks konkureerivat mõtteviisi, millises suunas riik peaks arenema. Liberaalid leidsid, et tuleb muutuda rohkem euroopalikumaks, ehk arendada demokraatiat ja tööstust. Slavofiilid leidsid, et Venemaa peab pöörduma tagasi enda põliste väärtuste poole. Kolmandaks, 19. sajandi lõpupoole domineerisid pigem konservatiivsed slavofiilid ning Balti provintsides algatati venestamine.
Neljandaks, venestusaeg oli Eestis 1880. ja 1890. aastatel. Venestamine oli nii kultuuriline kui poliitiline. Selle käigus viidi asjaajamine vene keelele, koolides kehtestati venekeelne õpetus, suurendati tsensuuri ning soositi vene õigeusku. Poliitiliselt reformiti kohtusüsteemi, politseikorraldust ja linnade valitsemist, mis kõik lagundasid Balti erikorda. Viiendaks, kultuuriline venestamine oli eestlastele natuke ohtlik, kuid jäi õnneks lühiajaliseks. Poliitilisest venestamisest said eestlased isegi natuke kasu. Kõige hävitavamalt mõjus venestamine hoopis baltisakslaste positsioonile. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!